tuuletada. Pariisi ooperi lavale oleks seda tore sattuda. En un futuro quiero ser cinematógrafa. Quiero seguir encontrando cosas que vaya disfrutando cada día. Olen alati tahtnud arstiks saada, aga viimasel ajal tundub, et miinused on rohkem kui plusse. Aega läheks liiga palju ja võib-olla mul pole piisavalt näitusomad. Monu rääkis mulle, et ma tahtsin väiksem saada kiirabiautoks. Ma arvan, et kiirabiautoks me enam ei taha saada, aga umbes sama vahva avata ametlikult lennu. Ma veel päris kindel ei ole, aga ma arvan, et kuna mulle tohutult meeldib inimesi kuulata ja aidata, siis ma tahaksin minna õppima psühholoogiat. Lasteaias saati on mind huvitanud jalgpall ja muusika. Samuti tahaksin saada rikkaks ning maailma aidata. Nii kaua, kuni ma ennast mäletan, olen ma alati unistanud disaineriametist. Väikse tüdrukuna oli mul joonistamisraamat inimfiguuridega, kuhu ma siis vildikate ja värviliste pliiatsitega erinevaid seelikuid ja muusikesi joonistasin. Mingis teatud vanuses võtsin ma endale ka pähe, et ei, ega see disaineriamet ei ole ju mingi päris töö. Mõtlesin, et pean endale mingi muu eluala leidma. Alles hiljuti olen mõistnud, kui valesti ma tol ajal arvasin. Koeri tahaks ka. So che voglio essere libera, voglio essere tra le persone e viaggiare il mondo, voglio studiare ogni giorno. Pärast kooli lõpetamist tahan ma minna tööle teatrisse, tantsijaks. Olla sollist balletitrupis. See on minu unistus. Ma lähen Tartu Ülikooli psühholoogiat õppima. Mul on alati olnud suur huvi teada saada, miks inimene toimib just nii, nagu ta toimib. Ühtlasi tahaksin aidata inimest selles tumedas maailmas. Ma arvan, et tulevikus elan ja õpin välismaal. Mitte, et siin halb oleks, üldse mitte seda, lihtsalt uued inimesed ja uus keskkond. Ma arvan, et minu elu mõtteks saab õiguse ja õiguse jalule seadmine, olgu siis näiteks poliitikas või politseitöös. Kui minult küsida, kelleks ma suurena saada tahan, siis ma ilmselt ütleksin loomaarstiks. Jah, loomaarstiks. Ma tunnen, et ma tahan aidata just neid, kes ennast ise aidata ei suuda ja ei saa. Ja ma arvan, et see ongi minu kutsumus. Filosofeeringut ka väga. Ja siis tuli see lõpuks ühel päeval kätte ja möödus nii kiiresti, et mul isegi ei ole väga palju meeles.
no eks sai pidutsetud omal ajal ka niimoodi nagu noored ikka, siis mul oli nooruse leek sees veel. Siis mul pidutsemine päris meeldis. Aga viimasel ajal mulle tundub, et noored on minust üle. Ma olen ise liiga palju rahulikumaks jäänud ja see pole enam üldse minu asi. Aga see praegune Russofering, need inimesed, kes siia tulnud on, need on üsna huvitavad võrreldes paljude teistega, keda ma olen Russoferingu sõlgude viinud. Nad on, paljud neist ei tea, mida nad edasi teha tahavad. Vähesed teavad ka. Aga mul on tore näha, et see Russoferingu traditsioon on niimoodi nii pikka aega olnud. Ja ma loodan, et see jääb edasi ka. Klaus pani sulle bussis silma peale veits või? Millest sa räägid? Kuule, reaalselt, vaata ennast. Tee nüüd juuksed korda. Nagu ta on kena poiss tegelikult. Sulle ei meeldi või? Ei, ta on täitsa tore, aga ma ei tea. No, ma ei tea, mõtle sellele. Lähme praegu peale tagasi. Aksel mees. No. Mul on abi vaja. Nii, räägi. Olete olemas? Põhimõtteliselt. Nii. Mulle meeldib see noore veits, vaata. Jaa, noore, okei. Ma nagu, ma olen tüdrukutega eriti hea, kuidas ma nagu lähenema peaks teile. Lähenema peaks. No, põhimõtteliselt on see, et kujuta ette, et sa loodi. Ta on nagu free. Tead küll, vaata. Sa oled nagu enesekindel, nagu lähed juurde, sa lähed julged sammu. Sa lähed murrata südame. Aga nagu, no hea vaata. See on nagu troonide mängus, ma mingi 2 episoodi Ei, unust ära. Usalda meid, sa saad hakkama. Saad seda. Naudi. Klaus mees.
bussi välja saanud. Oh jah, see pidutsemine on nagu omaette traditsioon, nagu kooli lõpetamine või poes käimine või suusatamisel kampsuni selga panemine. Aga ega ta ju eriline hea traditsioon ei ole. Pidutsemisest ma ei pea seda nagu enda jaoks eriti vajalikuks või oluliseks, aga samas leiab uusi tutvusi, nii et ma olen kohal. Sust lahe pidu oli. Nüüd tuleb jooga või? Tundub ju. Sa elad maal või? Meeldib seal või? Jah. Sa linnas on? Mis sa kuuled kahjuks? Kuule, lõpeta. Ma olen täiega omad soolist peal. Las ma olla. Vaikus. Vaikus on alati kuskil vahel, enne ja pärast. Millal sa viimati oli või? Ei, millal sa olid viimati vaikus? Ma mõtlen vaikust. No näiteks oled sa mere ääres ja keegi on su kõrval. Ja päike loojub ja ta ütleb sulle, oi kui ilus päikese loojub. Sa küll kuuled teda, aga see käib selle vaikuse juurde. Ja sa vaatad edasi ja ütled talle, päike loojus. Millal sa viimati olid vaikus, ilma küsimata, ilma vastamata? Lihtsalt olid elus, ei analüüsinud, ei pahandanud, ei rõõmustanud, vaid olid elus. Olid miskid, mis oli enne ja ilmselt miskid, mis tuleb ka kunagi hiljem. Aga kõigepealt on puude lõhkumine ja vee kandmine. Tõd. Ja siis tuleb mõtestamine. Ja siis tuleb mediteerimine. Siis tuleb jooga. Ja siis kõik algab uuesti. On uuesti puude kandmine, on uuesti veevitamine, mõtestamine ja niimoodi ta kordub, lugematu kord. Aga meie alustame täna või lõpetame sellest, kellest me oleme, päikesest. Teeme teiega päikesetervituse.
ai, kuss. Oota ka, las ma tulen ka kaasa. Lihtsalt niimoodi lähedki või? Ei no, nagu sa näed, siis ega mul nüüd paremat küll siin teha. Mis sa sealt tegema hakkad? Ei no... Sa mingi süüa ei olnud. Kuule, tead, mis ma tegelikult jään sind igatsema. Ma loodan, et sa seal kaugel leiad ennast. No, tegelikult ikka täitsa tore. Jah. Tähtis. Näe. Saugus. Ong namo Gurudev namo. Tere taas kord. Nagu te nähagi võite, olen ma leidnud oma sisemise rahu. Ma olen tänulik oma mineviku ja oma viimsega tehtud vea ja väärkäigu eest. Neid tegemata poleks ma mitte kunagi jõudnud siia imeliste südant soojendavate templite keskele. Ma olen teada saanud, kes ma olen ning kuhu ma enda tulevased sammud sean. See on minu saatus ning just see on põhjus, mille pärast olen ma siia maailma sündinud. Olgu minu rahu teiega. Ong namo Gurudev namo. Vanasti käisin ma pidudel. Ma olen aru saanud, et seal pole suuremat mõtet. Kui ma olen leidnud ennast, mediteerinud, teen joogat ja see sõndab kõik minu kiire pidude vastu. Teile ei tundu, et kuidagi nagu külm on või väga nagu ei vaibi seda vihma praegu. Kuule, me oleme paganad. Me oleme paganatest tulnud, me ju teame seda värki või äkki teeme mingi tantsu nagu proovime. Kuule, lõpeta ära vihma sajab, milles probleem? Ei, no ma tahan õigest tagasi, me ei ole mingi Bergenis ju. Mingi maaliskas. Ei, ausalt ka, no mingi torm tuleb. Ei, mul on sõber torm, ma tunnen tormi ära, kui ma seda näen, see torm on suure tuul. Aga te näete ju, kuulge, see oleb nagu... Kuule, mis sa teha tahad? tahad? Ma pean nagu ära minema kuskile, mulle meeldib lootusvärk värk, aga no ma ei taha olla vihma käes. Värki, jah. Päriselt ka, palun, aidake, tõusme püsti ja ma ei tea mingi... See ei käi nii. Kuule, mida iganes teeme, ma ei tea, kuidas teha tahad, teeme. Ma ei tea, lihtsalt natuke ilusaks läheb tõusme. Ma olen jõudnud loodusesse ja ma tunnen, et see on just see koht, kus ma pean olema. Ma olen alles teel, et ennast leida, aga ma tean, et mingi hetk see valgustumine toimub.
kõige rohkem on mind inspireerinud muusika. Ma olen sellest õppinud nii palju ja just tänu muusikale ma olen jõudnud sellesse kohta, kus ma hetkel olen. Ma olen ühes loodusega ja see annab mulle nii palju jaksu ja energiat. Ma olen lõpuks ometi õnnelik, sest et ma olen eemaldunud kõigest, mis sidus mind tavalise, endise maailmaga. Ma olen rahul. Pidutseda mulle tegelikult meeldib. Pidu annab mulle hästi palju jõudu ja energiat ja metsas saan ma näiteks loomadega tantsida, kui ma olen oravad, siis teen ka paar liigutust, aga jah, ega ma väga palju pidudel ei käi. Pidutseda mulle tegelikult meeldib. Tulge edasi. Nii. Kotta kunstesesker. Tere päevast, kunstihuvilised. Mina olen teie tänane kunstigiid Lukas Svensson. Te võite küsida, kuidas kurat üks kunstigiid oskab eesti keelt. Me oleme Norra kunstigaleriis ikkagi, eks ole. Aga no, ma olen 17 aastat elanud Tallinnas, Lasnamäel, ja õppisin vene keeles eesti keele ära, eks ole. Aga see selleks. Ühesõnaga, täna me siis vaatame Norramaade kunsti ning eelkõige just naissoost kunstnike poolt loodud kunsti. See siis siin on, mis ta nimi nüüd oligi, Bakker. Jah, Bakker, eesnime ei tea, eks ole, ei mäletanud. Aga see on igatahes tema maal Chemois ehk siis prantsuse keeles minu juures. Maal on realistliku iseloomuga ning jah, see kujutab siis teda ennast ilmselgelt, kes veel aru ei saanud. Ja tõepoolest, Norras siis oli ka naiskunstnikke, kes olid... Ei või siis olla või? Naiskunstnikke või? No tavaliselt ega kuulsaks need ei saanud, kes naised olid kunstivallas sageli. Nimetu mulle või kuulus naiskunstnik järsku? Vabandust, kas te olete üldse giid? Hea küsimus siis tegelikult ei ole, ma olen selle kunstigaleri koristaja, aga no eks koristada sigurad lõpib ka midagi, noh. Kuule, kas see jälle ei tee siia tulla oli, nagu ma ei tee välja praegu? Kuule, aga liigub edasi, ärme patra ja vaatame kunsti, vaatame ilusat kunsti rahvast, eks ole. Paluks mitte segada. Nii, aga tulge siis kogunege minu juurde siia, ärge seiske teistel ees ning
see on siis ühe teise Norra naiskunstniku, kujutate, 2 naiskunstnikku on Norras. Jälle ei sobi midagi. Tema nimi on Kitty Lange ja see on tema maal Suveöö. Jällegi realistlik maal, et see realism on nimelt naiste sees siis popp, eks ole, mingid võltsasju naised ei kujuta. Ja see on siis tema maal Suveöö. Ja tundubki küllalt sarnane Harriet Bakkeri maaliga siis, aga neil oli tõepoolest sama õpetaja. Aga nii, tulge siia, vaata, mis maal siin meil siis on. See on... see ei ole mingi giid. Te oleksite võinud siiski ainult koristajaks jääda, härra. Ma saan palka ikka nii. Palka koristamise eest? No, giidide eest ka. Ma olen siit nii koristadega, lühid neid siin põrandat. Vaata seda maali türu ära vaata. Ega rahu sa. Sa oled täpselt samamoodi nagu Edward Munchi õde. Ta oli vaimsete häiretega. Aga, seda maali muidugi te teate, kes ei tea. Siin kunstigaleriis võib igast maale leida. See on siis üks eksemplar sellest Edward Munchi karjast. Müüdi hiljuti just $120 miljoni eest maha. Teile? Ei, mitte mulle, ma olen koristaja. Kus ma võtan sellise raha? Ma olen koristaja, ma ei saa sellist raha elu sees. Ja see siin on kindlasti originaal. Muidugi see on originaal. Vaata seda, vaata lihtsalt neid detaile. Neid detaile. Ma võin öelda oma isa nimel, oma skulpturistist isa nimel, et sellist oratsiooni siin ei olnud originaal. Olgu, vaidleme me sinuga ei hakka, seal pole ilmselgelt mõtet. Ja sellepärast, et ta läbi... Kulge. Seda kuskilt ostaga saab või? No, sul seal raske pilli võtta, on sul rikkad vanemad või? Aga mis see teie asi on, No, okei, igatahes rahvas liigume edasi, lähme vaatame Norra skulptuure, Norra kuulsad naiskunstnikke, nende hulgas ilmselgelt ei ole, aga lähme vaatame, jah. Tähendab, ma pean natuke taastuma sellest, sest oma isa nimel võin küll öelda, see siin ei ole originaal, see ei olnud Camilla, see ei olnud mingi giid ja see ei ole kunst ja ma tean, et sa oled. Sind ei huvita see ja see giid on mingi väike linna elanik. Ja väikse linna elanikud ei teagi mitte kunagi. Ühesõnaga vahet ei ole, mis ma sulle räägin. No, lähme edasi igatahes. Camilla! Ma vaatan üksi neid skulptuure, mida iganes. Pikemat aega siin kunstiülikoolis ja see on päris tore. Et tore on õppida ja siin on toredad inimesed. Ja eelkõige on need toredad. Mõned siin on targemad kui mina. No ma ei räägi õpetajatest, aga
räägin inimestest. Alguses ma ei mõelnud, et see isa jälgides käimine võiks mulle sobida, et see skulptoritöö ikkagi on minu asi, aga mingi hetk ma sain aru, et võib-olla ikkagi midagi on veres. Ma arvan, et sellel hetkel ma kuidagi taipasin oma selle mõtte või tarkusena. Ma arvan, et pidutseda tuleb mõistlikult, et selle peal oleks ka mingi mõte ja stiilselt. See võib olla kostüümidega, võib-olla mitte kostüümidega, võib olla kostüümidega, aga stiilselt ja mõistlikult. Eda, kuhu sa kadusid? Ma täiesti ei viitsi sind otsida enam, aga ma tahaks ära siit minna ausalt. Ma loen kolmeni ja kui sa nüüd välja ilmu, siis ma lihtsalt lähen üksi elama. 3, 2, 1. Vabandage Neiu, mida te karjutasite? Te olete muusikas, te ei tea, et siin oleks vaikselt. Vabandust, kes teie olete? Nagu mu sõbranna on kadunud, mul on sult ükskõik, mida te ütlete mulle praegu. Tähendab, härrased. Mis libased? Teate, ma tegin ka just Your Fitness kaardi, aga noh, ega ma väga veel jõudnud pole. No, eks selle nimel tuleb ikka vaeva ka näha. See koht on üldse siin nagu normaalne, see on mingi jõukskaarn või? Sul läheb turvameeks hakata või? Kuulge, aga miks mitte? Sul on selle vastu midagi või? Oodake, me nagu just hakkasime läbi saama, kuhu te lähete nüüd palun? Davai, lähme. Ja üldsegi mu sõbranna on kadunud. Hallo. Okei. Tähendab, mina siis ikka siin muuseumis on ju, nagu te mind ka viimati nägite. Ja põhimõtteliselt täiega normaalne, pidutsemise jätsin maha. Suht raske töö on selles, hommikul teen poistega kohvi vaadake ja õhtul teeme natuke kongivad ka. Aga noh, 10-tunnised vahetused on ja ega selles mõttes, noh, magada väga ei jõua, aga probleemi pole. Teeme siin poistega jõuda ja jah. Noora, mis sa teed siin üksipäini? Ma ei tea, mul oli mõelda vaja. Sa oled mures midagi pärast või? Ma proovisin Ede ja Camillat leida, aga ma ei leidnud neid. Paistab, et nemad leidsid hoopis ennast. No aga miks sa selle pärast mures oled, kui inimesed ennast leiavad, see on ju hea? Ei, on muidugi hea. Lihtsalt ma ei tea, mis minust edasi saab. Come on, mis asja sa muretsed kogu aeg? Lähme jalutame ja räägime, äkki see viib su mõtted mujale. Igatahes jää, nii ma gümnaasiumi lõpetatud saimgi. Kestis nii kaua, et tundsin viga. Aga samas see praegune reis oleks nagu ainult ühe silmapigu kestnud. Jaa, just nagu oleks sekund tagasi bussi peale astunud. Kahju, et see lõpeb. Mis sa sellega mõtled? Lihtsalt, et ma ei tea, mis edasi saab. Tead, Noora, minu arvates on asi hetke nautimises. Ma arvan, et sa ei peaks nii palju mõtlema tulevikule üldse asjadele, mille üle sul erilist kontrolli ei ole. Ma arvan, et sa peaksid lihtsalt nautima elu, eriti veel praegu, kui me oleme noored, millal siis veel elu nautida, mitte praegu. See kõlab teoorias jah kõik nii hästi, aga praktikas ju pole muretseja. Ma ei saa kontrollida oma mõtteid. No ei, seda küll. Ma ei tea, mul endal mind aitab alati see, kui ma teen asju, mis mulle meeldivad kohtades, kus mulle meeldib olla. Tegelikult ma tunnen ennast maal kõige rahulikumana. Eemal kõigest sellest linnakärast ja kiirest elutempost. Mulle meeldib just linnas olla, nagu kõik liigub kogu aeg, elu liigub ja see kuidagi, see muudab mind elama.
teeme praegu parem näiteks midagi, mis sulle meeldib. Tegelikult mulle meeldib tantsida. See on mulle väikse kahtlusel. Ei, aga ausalt proovime. Ma ei tea, mulle endale tundub, et tänapäeval on see suhtesse astumise mentaliteet muutunud. Kui varem sa leidsid endale kellegi, kes sulle meeldib, siis sa olid valmis tooma ohverdusi ja värki, et nendega koos olla, et kõik oleks õnnelik. Aga tänapäeval mulle tundub, et kõik on rohkem oma kasu eesmärgil väljas ja nii ka mul ja Nooral tegelikult, et mina tahan linnas elada, tahab maal elada ja kui ei taha eriti järgi anda, miks me peakski, et minu eesmärk on nagu leida see, kes mulle kõige sarnasem on, kellega ma kõige paremini nagu koos toimin, ma arvan. Kõik ju leiavad iseennast. Aga selleks, et ma kedagi teist leiaks, ma pean kõigepealt ennast leidma. Sa oled siis maal elama või? Sa siis linna, jah? Ma teen isaga naftabusinessi. No nii, tulime just ühelt rutsafeerilt. Teate, tänapäeva noortega on niimoodi, et sõidavad sinna kohale, kuhu nad soovivad. Pikk sõit tavaliselt läbi maakohtade ja siis nad käsivad koos nendega bussist välja minna ja koos nendega tantsida ja pidu panna. Niimoodi mõnikord kuus mulle päris meeldib, aga mitu korda järjest kindlasti mitte. Praegu järgmiseks nädalaks mul on plaanis ühtede vanurite grupiga, kes mul planeeritud on minna fjordide vaatama. See on hea, see pakub puhkust, natuke vaheldust. Teate, mis ma teile ütlen tegelikult? Mulle üldse ei meeldi sõita bussiga läbi linna. Üldiselt, ma olen sõitnud linnamarsruutega, need on nii ükslungised ja nii tavalised ja inimesed ka Norra linnades ei ole üldse sellised, nagu mulle meeldivad maakohtades seevastu. Nad on sellised rahulikud, mitte üldse mõistvamad, aga midagi rohkem minu takti järgi. Ja üldiselt läbi maakohtade sõites bussiga tunnen ennast nii palju rohkem minu enda moodi. Ja peale selle ma on tunne, et vanuritele ma oskan rohkem tarka juttu rääkida kui noortele.
sul läinud on? Tead, no eks nagu ikka kiirelt, et tütar lõpetas just ülikooli. Tütar. Ja ei, mul ka naistega läheb. Aga räägi endast, ma tahan nii palju teada. Ma räägin sulle kõigest. Ma leidsin just raha, aga ma ei saa seda teha.